Kas on võimalik, et kas demokraadid või vabariiklased suudavad oma ridades isoleerida antisemiitide vastased ja äärmuslased? 7. oktoobri järgse juudi vihkamise laine on viinud mitte ainult jõukude tõusuni, kes sihivad juute hirmutamise ja vägivallaga Ameerika ülikooli linnakutes ja linnatänavatel, vaid ka Overtoni akna nihutamiseni lubatud diskurssuse osas, võimaldades verevalesid regulaarselt levitada meie poliitilistes aruteludes ja peavoolumeedias nagu New York Times. Kas 2026 aasta vahevalimised toovad rohkem edu Iisraeli vastastele ja antisemiitidele? Või viivad poliitiline protsess ja ameeriklaste terve mõistus selliste inimeste nagu Graham Platten ja Abdul El-Said kaotuseni, nagu see juba juhtus Thomas Massi ja Maureen Galindo puhul? Sel nädalal saates Mõtle 2 korda sukeldume äärmusluse poliitikasse koos ajakirjaniku ja kirjaniku David Harsaniga. Tere tulemast saatesse Mõtle 2 korda. Nii vabariiklased kui ka demokraadid peavad 2026 aastal võitlust oma poliitilise hinge eest ning selle tulemused on kaugel selgusest. Äärmuslaste ja antisemiitide nagu vabariiklane Thomas Massi ja demokraat Maureen Galindo kaotus eelvalimistel Kentuckys ja Texases möödunud kuul andis põhjust mõningaseks optimismiks, et antisemitismi normaliseerumine, mis on alates 7. oktoobrist saanud Ameerika poliitika ja ajakirjanduse tavapäraseks osaks, võib olla taandumas. Ja on igati võimalik, et sellised nagu Graham Platter ja Abdul El-Said, kelle edu võiks näidata, et sellistel juudivastastel, Iisraeli vastastel ja Ameerika vastastel äärmuslastel pole piire peavoolu liberaalse toetuse saamisel, saavad lõpuks 2026 aastal lüüa. Kuid pole võimalik eitada, et jõud, mis seisavad juudivastaste vandenõuteooriate peavoolustamise taga, on saanud mõlemas parteis mitte ainult jalgealuse, vaid neid ei saa enam tagasi tõrjuda sinna, kuhu nad kuuluvad. Äärmusvasak ja äärmusparempoolsete hullumeelsetesse ringkondadesse. Või vähemalt mitte lähitulevikust. Olenemata sellest, kas räägime Demokraatliku partei intersektsionaalsest baasist või parempoolsetest populaarsetest taskuhäälingu tegijatest, ei ole juutide kohta verevalesid levitamine enam tingimata diskvalifitseeriv. Ja see on loonud Ameerika poliitikas uue ja häiriva reaalsuse, mida ei saa eirata. Selle teema arutamiseks on meil sel nädalal taas õnneks kaasas üks tänapäeva teravamaid poliitikaanalüütikuid. David R.S. on Washington Examineri vanemkirjanik ja kaastöötaja New York Postis ning National Reviews, samuti koos Molly Hemingwayga podcasti You're Wrong kaasjuht Federalist Radio Houris. Ta on 6 raamatu autor, sealhulgas Eurotrash, miks ameeriklased peavad tagasi lükkama sureva kontinendi läbikukkunud ideed, ning 2024 Blue Ononi tõus, kuidas demokraadid said vandenõuteoreetikute parteiks. David Arseni, tere tulemast tagasi saatesse Think Twice. Aitäh kutsumast, hindan seda. No David, suur tänu, et leidsid taas aega meiega liituda. Enne kui ma küsin sinu käest konkreetsete äärmusluse ja antisemitismi näidete kohta, mis täna mõlemas suuremas parteis eksisteerivad, ning kuidas kumbki neist nende isoleerimisega hakkama saab. Ma arvan, et esimene küsimus, mida tahaksin sinult küsida, on see, kuidas tekkis üks konkreetne uskumuste kogum, mis minu arvates on juurdunud. Mõned vandenõuteooriad, mida sa oma raamatus Blue On arutasid, nimelt antisionism, mis minu arvates ei erine antisemitismist, liiguvad Overtoni aknas, mis määrab aktsepteeritava diskursuse peavoolumeedias ning näivad olevat esindatud mõlema partei fraktsioonides. Vau, see on hea küsimus. Ma mõtlen, et lihtsalt arvan, et see on nii. Keegi ei mõtleks kunagi olla rassistlik või vandenõuline sellisel viisil, nagu ollakse juutide suhtes, näiteks mustanahaliste ameeriklaste või kellegi teise suhtes. Ja see on sellepärast, et antisionism annab neile kattevarju. See on justkui värav, et öelda, mida iganes tahad. Sionist on eufemism juudi inimese kohta. Aga isegi antisionismi sees.
Ma ütleksin, et sinu vastumeelsus või tülgastus Iisraeli suhtes või mis iganes. Sa võid siin kodumaal süüdistada juute kõiges. Tead küll, kõigis neis vanades juutide kohta käivates stereotüüpides. Meedia kontrollimine, raha kontrollimine, võime kõrvaldada või lahti saada poliitikust, kes neile ei meeldi. Nii et see on lihtsalt nagu valmis pinnas selliseks vihaks, mis minu arvates on alati olemas olnud. Kindlasti progressiivide seas juutide endi suhtes, aga ka isolatsionistide ja paleokonservatiivide seas, kes minu arvates on ise progressiividele väga lähedal. Ausalt öeldes on Tucker Carlson palju lähemal Hassan Baikerile, kui inimesed tõenäoliselt tunnistada tahaksid. Tegelikult ütleksin, et nad on suhteliselt eristamatud, välja arvatud võib-olla mõned kultuurilised küsimused. Ja ma ei ole isegi kindel, kas see enam paika peab. Nii et see on alati olemas olnud, ma arvan, et see on minu vastus mingil määral. See on lihtsalt nüüd lubatud, sest me oleme häbimärgi kaotanud. Aitäh, et kuulasite Think Twice'i. Kas te kuulate meid mõnel podcasti platvormil või vaatate meid otse Facebookis, X'is või JNS-i YouTube'i kanalil? Siis palun pange JNS-ile meeldib, tellige kanal, vajutage kellukesele, et saada teavitusi ja andke meile häid hinnanguid. Lisaks Think Twice'ile on olemas ka Jonathan Tobini igapäevane taskuhääling, kus jagan teiega rohkem uudiseid ja analüüse kõige olulisemate teemade kohta, millega me täna silmitsi seisame. Igapäevast saadet leiate nime Jonathan Tobin Daily alt, JNS-i kanalilt kõikjal, kus te oma podcast'e kuulate. Ja nüüd tagasi tänase saate juurde. Ma arvan, et mõlemal poolel on teatud asjaolud, mis seda võimaldavad. Ma arvan, et progressiivseid mõjutavad kindlasti need, tead küll, mürgised ideoloogiad nagu kriitiline rassiteooria, asumaade kolonialism, intersektsionaalsus ja tead küll, Tucker Carlsoni tüüpi inimesed. Ja isegi inimesed, kes on temast veelgi hullumeelsemad. Nad teavad, neil on oma kindel vandenõuteooriate kogum, mis võimaldab neil, mis teeb neile lihtsaks, tead küll, sujuvalt liikuda sionismi vastasuse ja isegi antisemitismi juurde. Muudab selle nende jaoks lihtsaks. Aga nad jõuavad mõlemad samasse seisukohta. Jah, nad jõuavad. Ja see pole midagi uut, me kõik teame seda. Ma mõtlen, kui sa mõtled selle peale, kuidas ma seda ütleksin, naiste marss või Black Lives Matter või ükskõik milline progressiivne liikumine, alati oli, ma arvan, eriti naiste marsi puhul, seda juhtisid Farahani tüüpi inimesed, mis sulandub väga lihtsalt sellega, mis toimub. Ma mõtlen, et see on sisuliselt peaaegu sama tüüpi retoorika. Ja nende seas tead oli see juhtum Rand Pauli pojaga, kus ta pidas antisemiitliku tiraadi. Ma mäletasin seda ja ta pani selle purjusoleku arvele. Ja. Ma ei lähe kui ma olen natuke liiga palju joonud, siis ma ei lähe selles suunas. Nii et ma ei ole kindel. Ma arvan, et see on lihtsalt omamoodi tõeseerum. Aga tead, see tuletas mulle meelde, et Ron Paulil olid need uudiskirjad, sa kindlasti mäletad, kus need olid täis sellist kraami. Ja ta on vanaisa. Ja. Nii et vanaisa. Nii et sellised tüübid on alati olemas olnud. Nad on lihtsalt nüüd populaarsemad ja see on palju tähelepanu saanud tänu taskuhäälingu tegijatele. Ära saa minust valesti aru, ka New York Times osaleb selles, lihtsalt oma rafineeritumal moel. Aga ma arvan, et kuna meedia on nüüd sellisel viisil demokratiseeritud, pole toimetajaid, siis ei pea seda enam peenelt varjama ja selle eest ei tule suurt hinda maksta. Ühiskonnas ei kaasne antisemiit olemisega enam tegelikult mingeid tagajärgi. Kui oled rassist, siis selle eest tuleb ikka veel maksta. Kui oled antisemiit, siis sellega praktiliselt mingeid tagajärgi ei kaasne. Sa näed, et koomikud teevad seda, sa näed, et taskuhäälingu tegijad teevad seda ja mingis mõttes teevad seda ka peavoolumeedia esindajad. Jah, ma arvan, et see on tõsi. Me räägime New York Timesist täpsemalt veidi hiljem selles saates, aga praegu tahaksin rääkida sellest, kuidas vabariiklik partei ja demokraadid antisemiitide isoleerimisega hakkama saavad. Antisemitism on probleem nii vasak- kui parempoolsete seas. Aga on võimalik tunda end mugavamalt sellega, kuidas üks neist juudivihkajate isoleerimisega hakkama saab. Ja mis rolli sinu arvates mängib meie arutelude ja poliitika ülim parteilisus selliste inimestega tegelemisel? Minu jaoks on selge, et vabariiklased saavad paremini hakkama, sest Massi on läinud. Marjorie Taylor Greene on läinud. Minu jaoks on aga probleem selles, miks nad on läinud. Kas nad on läinud sellepärast, et olid antisemiidid? Ma ei ole selles kindel.
ma arvan, et nad on läinud, sest Donald Trumpil polnud neist enam mingit kasu ja selleks olid head põhjused. ja selleks oli hea põhjus, Trump nagu selgub, jah. Täpselt, see oli suuresti seotud Epsteini toimikutega ja nüüd, nagu näed, on olemas Epsteini klass, veel üks uus eufemism teatud tüüpi inimese kohta. Nagu oleks Epstein käitunud mingil moel, juudi moodi. Nagu oleks olemas selline asi, tead küll, selline, ma mõtlen, et selline asi on olemas. Aga ta ei käitunud nii. Nii et nad teevad paremat tööd, aga ja nad ongi paremad, nad on paremad. Tead küll, selles pole kahtlustki. Vabariiklikus parteis on vähem antisemiite, vähemalt kindlasti valitud vabariiklaste seas, kui vasakpoolsete hulgas. Neid on igal pool. Paremal pole praegu ühtegi mamdanit. Aga see ei tähenda, et asjad oleksid suurepärased, aga nad on paremad, ma arvan. Ja mina, ma ei tea, mida tulevik toob, aga praegu on nad paremad. Jah, ma arvan, et see on tõsi. Ma arvan, et valitud vabariiklased, ma mõtlen nüüd, kui Massi on lahkumas, teab kindlasti on esindajate koja vabariiklaste fraktsioon peaaegu üksmeelselt Iisraeli poolt. Demokraadid on parimal juhul, parim, mida saaks öelda, on see, et nad on lõhestunud. Aga isegi mõõdukad, mingil määral Iisraeli toetavad demokraadid on väga vaiksed. Välja arvatud John Fetterman. Ja tema, tal on üks jalg või võib-olla isegi 1,5 jalga praegu demokraatlikust parteist väljas. Kas ta üldse proovib uuesti valituks saada? Nii et ma arvan, et küsimus, mis suvekuudele vastu minnes tekib, on see, et kuigi neid on ikka veel suhteliselt vähe arvuliselt, neiden vasaktiivaline kongressi rühmitus on avaldanud demokraatlikule parteile tohutut mõju alates selle tekkest pärast 2018. aasta valimisi. Kui, nagu võib juhtuda, valitakse sel sügisel senatisse Graham Platform, Platter ja Abdul El-Sayed, et tuua näiteks 2 inimest. Mida sa arvad, mida see tähendaks demokraatlikule parteile ja selle tulevikule, kui nii senatis kui ka esindajate kojas oleks oma rühmitus? Nad saavad järjest rohkem võimu. Ja praktiliselt pole kedagi, kes neile inimestele tõsiselt vastu seisaks. Ma võtan, kui sa mõtled Platneri peale, siis tegelikult polnud see natsitätoveering see, mis pani kedagi ütlema ei, aitäh. See oli tema, see seks, tead küll, et seksi asjad või mis iganes praegu toimub ja ma olen kindel, et seda tuleb veel. Aga see seltskond on laienenud ka peavoolu, eks. Sul on Van Hollen, kes kirjutab arvamuslugusid New York Timesis. Marylandi senator, jah. Ja, Marylandi senator. Tead, Marylandis on tõenäoliselt, ma pole küll uurinud, aga eeldan, et seal on suhteliselt suur juudi elanikkond. Ja ma mõtlen, ma lihtsalt tean, et enamasti hääletab see demokraatide poolt. Jah, täpselt. Ja tal pole selle tegemisega mingit probleemi, see ei tee talle mingit kahju, sest suur osa ilmalikust juudi eliidist ei hooli sellest. Nii et neid ei survestata vähem äärmuslikuks muutuma. Nende äärmuslus on nüüd nagu vähk parteis. Jah, Chuck Schumer. See natsitatuudiga tüüp Maine'ist, Chuck Schumer, tead küll, niipea kui ta võitis, oli Chuck Schumer kohe pardal. Ja ma saan aru, sa oled parteilises positsioonis, aga kas nad ei peaks rohkem pingutama juba eelvalimiste tasandil, et neid inimesi takistada? Sa näed seda Michiganis, El-Sayed või mis iganes tema nimi on. Tema puhul, tead, ei ole palju sellist, ma mõtlen, et on küll inimesi, kes kandideerivad, aga ei ole sellist ühist pingutust, et seda takistada, mida sa oled vabariiklikus parteis näinud juhtumas. Ma mõtlen, kogu see Massi asi oli ajendatud vabariiklaste partei eliidi poolt, jällegi, mis iganes põhjustel. Nii et ma ei arva, et see jätab hea mulje. Tead, võib väga hästi olla, et kui nad võimule saavad, siis hakkavad nad esitama eelnõusid, mis lõpetavad rahastamise, näiteks Iisraeli relvastuse rahastamise või takistavad neil relvi osta ja nii edasi. Ma arvan, et sa näed seda ja sellepärast arvan ma vähemalt, et Iisraelil oleks oluline hakata sellele mõtlema. Tead küll ja ma tean, et Netanyahu on ka maininud, et selles osas tuleks olla iseseisvam. Jah, ma arvan, et see on tõsi ja ma arvan, et see on pikas perspektiivis tark seisukoht, mida Iisrael võiks võtta. Aga ma arvan, et see, et juba 40 demokraatliku partei senaatorit on sõja ajal hääletanud relvamüügi peatamise poolt Iisraelile, näitab, kuhu demokraatlik partei liigub. Nüüd, kui minna veel samm edasi ja süveneda demokraatidesse, kas sa arvad, et pro-Iisraeli demokraatidel on tulevikku? Keegi nagu Pennsylvania kuberner Josh Shapiro, üks paljudest. 2028 aasta demokraatlikest presidendikandidaadi soovijatest
Käitub nii, nagu suudaks ta oma parteis kasvavat vaenulikkust juutide ja Iisraeli suhtes pehmendada, öeldes, et ta vihkab Netanyahud ja lootes, et sellest piisab vasakpoolsete rahuldamiseks ilma, et ta peaks loobuma oma kiindumusest Iisraeli vastu. Mis on tema jaoks väga raske, sest ta on ju väga tugevalt juudi kogukonnas sees. Aga paljud demokraatide baasis tõesti arvavad, et Kamala Harrisele jäi 2024 aastal Trumpile alla, sest tema ja Joe Biden ei olnud pärast 7. oktoobrit Iisraeli suhtes piisavalt vaenulikud. Ja ma ei tea kedagi, kes arvaks, et John Fetterman, kes on üks väheseid tõelisi Iisraeli toetavaid demokraate, võiks võita demokraatide eelvalimised, kui tema ametiaeg 2028 aastal lõpeb. Kas sinu arvates on 2028 aastal üldse võimalik, et demokraadid esitavad kandidaadiks kellegi, kes ei süüdista Iisraeli valelikult genotsiidis ega ole selle suhtes avalikult vaenulik või vähemalt ei poolda relvaembargot? Ebatõenäoline. Ma arvan, et neil võib olla mõõdukam toon kui aktivistidel, aga ausalt öeldes tundub mulle väga ebatõenäoline. Ja ma võin eksida, ma loodan, et eksim, et ükski juudi päritolu inimene võiks üldse olla kandidaat. Ma lihtsalt ei usu, et aktivistid lubaksid seda. Isegi kui kuulan Shapirot, siis mõnikord mõtlen, mis saab siis, kui Netanyahu on läinud? Mida nad siis ütlevad? See on omamoodi naljakas, sest ta on nii kaua olnud, et nad on seda igavesti kasutanud. See meenutab mulle natuke seda, kuidas demokraadid ei saa kunagi relvaomanike või relvade kallale minna. See on alati NRA. See on neile mugav patuoinas, mida nad saavad pidevalt rünnata, ja Netanyahu on see, kelle vastu nad väidetavalt on, kuigi enamiku asjade suhtes, mida ta Iisraelis tegelikult teeb, on lai konsensus, eks? Lihtsalt, kas ta teeb seda pädevalt, kas ta teeb seda õigesti, kas tema toon on õige, kas see on õige. Aga jah, tõelist äärmus vasakpoolset leeri Iisraelis enam pole. Nii et poliitilise eliidi konsensus on seal, kus on Netanyahu. Mis nad siis teevad, kui see läbi saab? Ma arvan, et selleks ajaks on nad üldiselt omaks võtnud antisionismi, nagu demokraatlikus parteis, ja see ei oma enam tähtsust. Sa nägid seda küsitlust, ma olen kindel, kus öeldi, et isegi noored juudi inimesed tahavad kahe rahvuse riiki. Nüüd, ma ei usu, et nad tegelikult mõistavad, mida see tähendab, ja selle küsitluse usaldusväärsus sõltub ka sellest, kellelt tegelikult küsiti, aga ma võin ette kujutada, et see saab olema demokraatliku partei seisukoht edaspidi. Nii et jah, ma unustasin, mis küsimus oli, aga ma arvan, et me oleme... Ei, see oli demokraatpartei. Ei jah, ära tee seda. Ja tead, ma ei usu, et 2028 aastal võiks demokraatide poolt kandidaadiks saada keegi, kes oleks isegi sama Iisraeli-meelne kui Josh Shapiro, keda ma tunnen väga hästi. Ta on naaber, kogudusekaaslane ja meie lapsed käisid mõnda aega samas koolis ja samas klassis. Ma mäletan, kuidas ta 2008 aasta alguses üritas mind veenda, et Barack Obama oleks Iisraelile hea. Kuna ta oli juba varakult Obamasse panustanud ajal, kui kõik teised toetasid Hillary Clintonit, ega saanud sellest tegelikult midagi. Aga lõpuks on ta siiski ülespoole liikunud. Jah, ta on huvitavas positsioonis. Ja ma ei anna tema võimalustele presidendiks saada eriti suurt väärtust. Aga ta tundub olevat andekas poliitik. Ja kui demokraadid oleksid tõsised, siis just sellist inimest nad kandideeriksid. Ma mõtlen, ma usun, et ta võitis aastal, mil Trump võitis, või vähemalt võitis ta osariigis, mille Trump võitis. Ja see on täpselt selline osariik, mida on vaja võita, et võita üleriigiline valimine. Sellest ei saa mööda. Tõenäoliselt peab võitma Pennsylvania. Nii et see tundub väga kummaline. Enamik teisi osariike ei ole. Jah, need ei ole tegelikult kaalul. Väga vähesed on. Ja see tundub olevat see mees, kes võiks need osariigid võita. Võib-olla ta võidaks Virginia, tõenäoliselt. Ta võiks võita Pennsylvania ja siis oled sa vaid ühe osariigi kaugusel valimiste võitmisest. Aga selle asemel nad seavad lõpuks üles kellegi Californiast või mõne teise inimesega, kellel on, ütleme nii, lihtsalt, et minna tagasi ühe juurde. Küsimuse juurde, mille sa enne tõstatasid. Ma arvan, et demokraadid ja progressiivsed on Iisraeli vastased. Ma arvan, et paljud neist on teatud mõttes antisemiidid. Aga ma ei usu, et Gaza on nende jaoks nii oluline, et nad enamikus kohtades kongressmeni või poliitiku üle otsustava hääle annaksid. Võib-olla Michiganis on see teisiti, mis iganes, aga seal on see nende jaoks kõige olulisem teema. Nii et panna see nende jaoks kõige tähtsamaks teemaks, ma arvan, et see on suur viga. Ma lihtsalt ei usu, et enamik ameeriklasi teab sellest piisavalt või hoolib sellest nii palju, et see otsustaks, kelle poolt nad hääletavad. Nii et ongi veider, et nad teevad sellest nii keskse teema.
Ja nad teevad seda sellepärast ning see on oluline, sest progressiivsed inimesed usuvad seda. Aga ma lihtsalt ei usu, vähemalt praegu mitte ja võib-olla mitte kunagi, et sellest saab presidendivalimistel otsustav teema. Nii et on väga kummaline pöörata selg kandidaadile, kes võiks Pennsylvanias võita, kellel on mõõdukas hoiak ja teistega, eriti partei sotsialistidega võrreldes. Üsna mõõdukas, andekas poliitik, kes võiks meeldida äärelinna tavainimestele, keda ma arvan, et te kogu riigis sihite. Aga eks näis, mis saab. jah, olen nõus. Ma olen skeptiline, et tema saab olema see. jah, tead, asi on selles, et ta tõesti võitis, tead küll, ta võitis 2022 aastal Pennsylvania kuberneri valimised ülekaalukalt väga halva vabariiklasest kandidaadi vastu. Tõenäoliselt võidab ta ka sel aastal uuesti valimistel suure ülekaaluga, isegi kui vastaskandidaat on parem. Aga tead, see ongi küsimus muidugi, ma ei usu, et enamik demokraate üle riigi hooliksid nii palju Iisraelist ja palestiinlastest ning Gazast, aga partei baas hoolib. Tead küll, see intersektsionaalne baas hoolib. Nii et ma arvan, tead, ma ei hakka veel 2028 aasta valimiste kohta ennustusi tegema, see on liiga vara, kuigi võib-olla räägime sellest natuke. Aga ma arvan, et küsimus, mis mind huvitab, on see, et kuidas on lood demokraatliku partei sees. Viimase 3 valimistsükli jooksul hoidis partei juhtkond Bernie Sandersi tiiba kontrolli all. Nad jäeti kõrvale nii 2016 kui ka 2020 aastal ning neil polnud võimalust ka 2024 aastal. Kas 2028 on see aasta, mil Bernie Sandersi tiival demokraatlikus parteis avaneb oma võimalus? On ilmselge, et tark tegu nende poolt oleks mitte kunagi lasta neil seda võimalust saada. Tead, kontrollida presidendikandidaadi nimetamise protsessi, nimetada kedagi, olgu see siis Josh Shapiro või Marylandi kuberner. Rääkides Marylandist, tema kohta arvatakse, et ta on palju mõistlikum. Aga kas see juhtub uuesti? Kas see võiks uuesti juhtuda parteis, mis on taga vasakule liikunud, kus Graham Plattner on, tead, vaatamata seksiskandaalidele ikkagi usutav senaadikandidaat? Ma ei tea, aga ma tean seda. See tiib on võimsam kui kunagi varem ja sellel on parteis rohkem mõju kui kunagi varem. Ja nad võivad kandidaate põhja lasta, kui tahavad, nii kohalikel valimistel kui ka senati valimistel. Nii et nende võim kasvab veelgi. Ma ei ole siiski kindel, kas rahvuslik partei saab lubada kellelgi sellisel kandideerida. Ma arvan, et see oleks pigem keegi, kes suudaks mõlemad pooled kokku tuua. Võib-olla kuberner, tead, võib-olla California kuberner, võib-olla, ma ei tea. Ma ei suuda praegu kedagi teist välja mõelda. Jah, ma arvan, et on palju inimesi, kelle kohta me ei tea, kes esile kerkib ja kes on tõsiselt võetav ja kes mitte. Asheril on justkui see kuvand. Kellel on nagu see esteetika? Jah, ma mõtlen, asi on selles, et praegu sosistavad mõned inimesed EOC-le kõrva. Sa peaksid presidendiks kandideerima. President. Ära mõtle senatile. Ära mõtle tagasi esindajate koja peale. Kandideeri presidendiks, kes teab? Ma ei arva, et on hull mõelda, et keegi nagu tema võiks võita presidendi eelvalimised, kui mitte, tead, mitte üldvalimisi. Ma arvan, et ta hävitataks. Võib-olla ma eksin, ma mõtlen, inimesed ütlevad mulle, et ta on väga karismaatiline. Minu jaoks on ta natuke tühikargaja ja see pole ainult see. Progressiivsed ideed ei ole selles riigis veel populaarsed. Võib-olla nad ei saa kunagi populaarseks, loodetavasti ei saa. Sellepärast nad katavad kogu oma päevakorra eufemismidega. Nad üritavad sind eksitada, mis asjad tegelikult on. Sotsialism ei ole endiselt populaarne. Kultuuriline šarlatanlus, mis on sellesse parteisse sisse imbunud, ei ole enamiku inimeste seas populaarne. Sellepärast on Gavin Newsomil justkui presidendile omased esteetilised omadused, eks? Aga ta on siiski natuke imelik. Ta on ikkagi, ma mõtlen, ta on ikkagi tõsine vasakpoolne, aga EOC on sellest veel samm edasi, eks. Ma mõtlen, tema on sotsialist. Ja taigi sõna progressiivne kasutamine ajab mind natuke närvi, aga ma teen seda lihtsalt sellepärast, et nii räägitakse siin riigis. Aga me räägime siin marksistidest. Ja ma lihtsalt ei usu, et marksism oleks populaarne annetajate seas. Tead küll, võib-olla mõne nagu Sorosse tüüpi inimese jaoks, aga ma ei tea, kas nad on ikka veel partei domineeriv tiib. Eks näis.
Võib-olla sõltub see nendest vahevalimistest. Kui näed Platnerit, jääb ta kindlaks ja kaotab. Või kui näed mõnda neist kandidaatidest, kes on progressiivsed, väga terrori õigustajad, kes, tead küll, toetavad kõiki neid kaugele vasakule kalduvaid sotsiaalseid küsimusi, kaotavad ja neile vastu astutakse. Senatis näiteks. Võib-olla toimub seal siis mingi väike muutus, aga eks me näe. Jah. Tahaksin nüüd pöörduda meie poliitilise leeri juurde ja arutada veidi põhjalikumalt antisemitismi kasvu parempoolses leeris. Küsitluste tulemused näitavad, et parempoolsed noored suhtuvad Iisraeli negatiivselt, kuigi mitte samal määral kui vasakpoolsed. Aga ilmselgelt ei ole see ainult Tucker Carlson ega isegi mitte veelgi hullumeelsem Candace Owens, kes arvavad, et see on tuleviku tee. Ma mõtlen, kas Megyn Kelly valmisolek nendega ühte sammu astuda ja iseseisvalt Iisraeli ning juutide vastu vandenõulisi süüdistusi esitada, on märk sellest, et tema ja ilmselt ka teised arvavad, et see ongi parempoolsete tulevik. Mida sina sellest arvad? Ma ei tea, kas ma arvan, et ta on erand, selles mõttes, et ta on valmis ütlema ükskõik mida, et natuke tähelepanu saada. Ma ei arva, et ta oleks põhimõttekindel inimene või keegi, kes oleks nende teemade üle sügavalt mõelnud. Tõenäoliselt pole ta kunagi elus Lähis-Ida kohta ühtegi raamatut lugenud. Ja ma ei ütle, et ta oleks rumal. Ma ei arva, et tal oleks madal IQ. Ma lihtsalt ei usu, et ta oleks mingilgi moel põhimõttekindel inimene. Samas kui Taker, ma usun, on tõeline uskuja või teised tema taolised. Ma mõtlen, me räägime kogu aeg sellest, kuidas nad saavad raha Katari või teistelt riikidelt, aga tegelikult pole sellel suurt tähtsust. Lihtsalt sa võid end veenda ükskõik milles, isegi kui sulle makstakse. Ja minu jaoks loeb ainult see, mida sa ütled, eks. Lõppkokkuvõttes ongi see kõige olulisem. Ma arvan tõesti, et nad näevad piisavalt suurt publikut, et see oleks neile kasumlik, olenemata sellest, kas nad ise seda usuvad või mitte. See ei saa nende hinge tungida. Aga ma pole kindel, et see publik ma ei tea, kas noored inimesed ikka hääletavad massiliselt. Ma ei tunne seda publikut. Ma arvan, et suur osa sellest publikust saab, ma kirjutasin sellest oma raamatus vandenõuteooriatest vasakpoolsete seas, aga ma arvan, et see kehtib ka parempoolsete kohta. Me räägime lihtsalt sellest, kui väikese hinnaga saab antisemiit olla. See on ainus koht, kus sa saad tõesti vanema põlvkonna vastu astuda ja nende rumalate, aegunud uskumuste vastu minna. See on ainus kord, kus sa saad olla avalikult provokatiivne ja see pakub tõelist põnevust. Eriti ma arvan, et noored mehed tunnevad tõelist põnevust, kui nad saavad öelda asju, mida nad tegelikult ei tohiks. Aga sellega ei kaasne tegelikult mingeid tõsiseid tagajärgi. Ma arvan, et suur osa publikust ongi minu meelest selline. Ma tegelikult ei tea, mis see number on. On väga raske öelda, kuidas see publik toimib. Kas nad on välismaalased? Kui paljud neist on Ameerika Ühendriikides? Aga mida ma tean, on see, et see on märkimisväärne ja piisav hulk, et tuleviku pärast muretseda. Ma ei ole ikka veel veendunud. Jah, ma ei ole ennast veel veennud, et see on mingi tõeliselt võimas liikumine. Kindlasti näed sa, et noored pöörduvad Iisraeli vastu natuke, aga jällegi ma lihtsalt ei arva, et see oleks enamikule valijatele, noortele või vanadele suur probleem. Mina lihtsalt ei näe seda nii. Phil. Pole kahtlustki, et enamik vabariiklasi, nii noori kui vanu, aga ilmselgelt rohkem vanemate seas, on väga tugevalt Iisraeli poolt. Kui me räägime evangeelikutest või lihtsalt magavabariiklastest või kellest iganes, kuidas nad end ka ei iseloomustaks, on Iisrael palju populaarsem. Antisemitismi vastasus on parempoolsete seas haruldasem. See on peaaegu täielikult kadunud. Sellel ei ole eriti suurt kohalolu valitseva klassi seas. Aga ma arvan, et üks asi, mida ma märkasin ja olen kindel, et sina ka, oli see, mis juhtus pärast seda kogu segadust. Heritage'is aasta tagasi või rohkemgi, kui president Kevin Roberts jäi oma sõbra Tucker Carlsoni poolele ja siis kogu asi näis tema jaoks plahvatavat. Ja nad üritasid sellest kõrvale hiilida, üritasid sellest mööda laveerida. Oli see, et nende grupi sees, sellel foorumil, nad püüdsid sellest teemast eemalduda. Ja me nägime palju inimesi, noori inimesi, kes töötasid administratsioonis. Tundus, et seal oli tõeline Iisraeli vastane meeleolu. See andis endast märku mitmel erineval moel, aga see oli olemas, ma mõtlen, seda ei saa eitada. Küsimus on, kui laialt see on levinud. Aga see on selline asi, mis, kui seda tähele ei panda, kipub paisuma ja kasvama. See on olemas. Ma arvan, et see on olemas. Mõnikord on seda raske täpselt määratleda. Ma saan selle ütlemisega pahandada, aga ma ei ütle, et oleks antisemiit või midagi sellist.
aga ma arvan, et J.D. Vance on Iisraeli vastane. ma arvan, et ta on hea sõdur, ma arvan, et ta on hea asepresident selles mõttes, et ta toetab presidenti. Aga paljud asjad, mida ta ütleb, on minu jaoks väga kahtlased, kui jutt käib sõnavabadusest ja sellistest asjadest. Ta näib kaitsvat või seisvat ainult kõige hullemate inimeste õiguste eest sõna võtta, millesse ma ka ise usun, kuid samas esitab seda nii, nagu keegi takistaks neil rääkimast. Peate küll, nagu keegi takistaks Tuckeril ütlemast, mida ta tahab, või takistaks Tuckeril oma saatesse antisemiiti kutsumast. Täielikku teate küll Fuentest. Ja kaeblemine selle üle on kuidagi sõnavabaduse vastane. Ei, meil on õigus suhelda inimestega või mitte suhelda inimestega, kes on kitsarinnalised. Meil on õigus ka nende kohta öelda, mida tahame, aga ta ei paista kunagi seda õigust kaitsmas. See on alati tasakaalust väljas. Seda on natuke raske seletada, sest ma arvan, et ta on selles osas päris kaval. Ja Taker on tema sõber. Me kõik teame seda. Tegelikult on ta tõenäoliselt asepresident just tänu Tucker Carlsonile. Nii et ma muretsen tema pärast. Ma arvan, et ta on isolatsionist, aga mulle ei meeldi ka see, ma arvan, et ta on majanduslikult paljudes asjades liberaalne. Seal on Buchanan, Patrick Buchanani suund. See on alati olemas olnud ja nüüd populaarsem kui kunagi varem, sest see käib käsikäes protektsionismiga, see käib käsikäes isolatsionismiga ilmselgelt ja sellel on palju suuri fänne. Ma nägin, kuidas Kevin Roberts ütles, et ta soovib, et Buchananil oleks kõiges õigus olnud. Tead küll siis, kui ta kandideeris presidendiks 90-ndatel, mis iganes aastal see oli. See on väga murettekitav, sest kuigi mina ei arva, et Patrick Buchanan oleks David Duke, ta on siiski keegi, kes minu arvates ütles palju asju, mis olid solvavad juudi rahva suhtes. Ja tead, ma ei usu, et ta vihkas juudi inimest, kes tema kõrval istus, aga ta kindlasti arvas nii. Ta arvas, et juudi rahval on selles riigis liiga palju võimu ja et juudi rahvas oli meid kaasa haaranud ja sõtta tirinud. Ja et me räägime siis, see oli esimene lahesõda, kui ta ütles, et see oli nagu juutide sõda. Et mis jah, amen, Corneri sõda, eks. Õige. Ja kuula, ta kirjutas, sa tead, see on nagu otse tee Patrick Buchananist, kes kirjutas raamatu, kus ütles, et Churchill oli teise maailmasõja kurikaer. Jah, täpselt. Tucker Carlsonini, kellel on mõni veel rumalam inimene oma taskuhäälingus, kes ütleb sama asja ja läheb veelgi kaugemale. Jaa, kes see kirjanik oli? Nüüd ei tule nimi meelde National Review jaoks. Joseph Sobrani, eks? Joe Sobran, jah, see oli tead üks William Buckley, tead, suuri hetki. Kui ta põhimõtteliselt, tead, pani seina vahele, tead, Buchanani ja Joe Sobrani vahele. Ja tead, peavoolu konservatiivne liikumine kirjutas siis raamatu, otsides antisemitismi vastu. Ta oli seda varem teinud John Birchi seltsiga 1960-ndatel, aga ta tegi seda uuesti 90-ndate alguses. Aga ma arvan, et probleem on nüüd selles, et kõik teadsid, et Bill Buckley, moodsa Ameerika poliitilise konservatiivse liikumise asutaja, omas õigust olla väravavaht. Tead, tänapäeval internetis peetakse väravavalvuriks olemist halvaks. Tead, seda peetakse solvanguks. Väravavahi roll on see, mis eristab meid loomadest. Ma ütlen seda inimestele kogu aeg. Ma ei saa aru ja kõik teevad väravavalvet. Nii et inimesed, kes räägivad väravavalvest, teevad seda ka oma saates. Nad kutsuvad oma lehtedele inimesi, keda nad kas meeldivad või ei meeldi. Ma vaidlen selle üle inimestega kogu aeg. Meie ei pea seda tegema. Ma mõtlen Piers Morgani peale, eks? Kuidas ta teeskleb, et ta korraldab debatti nende inimeste ja nende inimeste vahel, aga ta tõstab esile kõige äärmuslikumad juudivihkajad ja paneb nad samale tasemele inimestega, kes on nende teemade üle tõsiselt mõelnud ja arutlevad heas usus. See mõte, et sa pead tõstma esile kõige halvema inimese ja panema ta vastamisi kellegagi, kes on legitiimne või... Ja tead, inimesed ütlevad, kes oled sina, et öelda, kes on legitiimne? Meil on otsustusõigus ja meie otsustame neid asju. Sellepärast me loeme raamatuid või mõtleme teemade üle või peame debatte. Ja neid esile tõstes, samamoodi nagu Taker tõstis esile Fuentesi, oli eesmärk muuta ta peavooluks, anda talle koht laua taga ja legitiimne debatt selles riigis. See oligi selle debati eesmärk. Ja naimesed pilkavad mind selle eest, et ma ei saa sellest sõnast rääkida. Jah, sa saad küll, kui sa neid ja nende hullumeelsust vaidlustad, aga kui sa lihtsalt paned nad sinna ja lased neil kogu oma jama välja ajada või ei too välja nende kõige hullemat juttu või nende tõelisi seisukohti, siis sa lihtsalt ilustad nende seisukohti. Igatahes, sa vähemalt proovid. Ma arvan, et väravavalve on oluline ja meil oli mingi struktuur. Sul oli ajaleht, mis käis toimetajate käest läbi. Võib-olla olid nad kallutatud, võib-olla mitte. Aga nad andsid sulle tagasisidet. Nad mõtlesid selle peale.
nüüd seda enam ei ole. Tegelikult oled sa motiveeritud, eriti taskuhäälingute maailmas, aga ka internetis, rahaliselt motiveeritud ja innustatud tooma saatesse kõige hullemad inimesed, kes ütlevad kõige pöörasemaid ja vihkavamaid asju, sest see toob raha sisse. Selliste platvormide nagu Twitter või X infrastruktuur on vähemalt antisemitismi vastases võitluses väga halb. See on seda kindlasti hoogustanud. Ma arvan, et rohkem, kui see muidu oleks olnud. Jah, süüdistame siis Al Gore'i, et ta interneti leiutas, aga teada. Jah, ma mõtlen, see on tegelikult tõsi. Mida rohkem provokatiivset kraami sa oma publikule pakud, ükskõik kus sa oled, seda parem see on. Seda rohkem klikke saad, seda rohkem allalaadimisi saad oma taskuhäälingule. Ja mis puudutab J.D. Vance'i, siis ma tahtsin temast hiljem rääkida, aga tõde on see, et minu jaoks ma arvan, et mulle on Vance'i juures poliitikuna palju asju, mis meeldivad. Ma arvan, et tema juures oli palju asju, mis mulle meeldisid. Aga kui sa oled neutraalne Tucker Carlsoni antisemitismi vastase suhtumise suhtes, mis oli tema avalik seisukoht, kui ta läks Turning Point USA-le. Eelmise aasta detsembris, kui Ben Shapiro ja Tucker Carlson omavahel seal üritusel vastamisi olid. Ja ta oli nagu, ma ei hakka nende kahe vahel valima, nende kahe poole vahel. Aga miks ei võiks olla diskvalifitseeriv? Loomulikult tahame, et sa võtaksid sellistes asjades seisukoha. See on ju õige ja vale küsimus. Ja kui sa arvad, et siin pole mingit vahet, et see pole õige ja vale küsimus, siis ei tohiks sind usaldada ühegi otsuse tegemisel. Ta ei pelga võtta seisukohti terve hulga teemade osas, isegi Euroopa sõnavabaduse kohta, eks? Või ükskõik millised moraaliküsimused. Tal pole mingit probleemi seisukohta võtta. Aga sellel teemal on ta väga konkreetne. Mul ei ole midagi isiklikku J.D. Vance'i vastu. Ta tundub olevat täiesti tavaline pereisa ja tark mees ning kõik muu. Ma arvan, et paljud parempoolsed populistlikumad tüübid ülehindavad seda, kui palju nende ringist väljaspool olevatele inimestele ta meeldib või kui atraktiivne ta neile tundub. Ma ei tea, võib-olla ma eksin, ma ei hakka ennustama, kellest saab president. Ta võib tõesti saada asepresidendiks, ta võib tõesti saada järgmiseks presidendiks, kui ta kandideerib Alexandria Ocasio-Cortezi vastu või midagi sellist või kui ta saab nominatsiooni. Ma arvan, et inimesed ülehindavad, kui populaarne ta on ja kui populaarsed tema poliitikad on ning kui palju isiklikku karismat tal on. Ja tead, mul on seda raske hinnata. Ma eksin vahel selle karisma asjaga. Ma ei arvanud, et Donald Trump võidab 2016 aastal. Aga sa polnud ainus, kes nii ei arvanud. Nii et ma olen lõpetanud ennustuste tegemise, aga ma usun, et nad hindavad tema tõmmet veidi üle. Aga eks me näe. Eks näis, mis saab. Ja presidendiks kandideerimine ei ole nagu ükskõik milliseks muuks ametiks kandideerimine, kui me oleme üldse midagi õppinud oma poliitika kajastamise aastate jooksul. Mehed, kes on nagu hiiglased, kui nad kandideerivad osariigi ametisse või on kellegi teise nimekirjas. Aga kui nad peavad ise üleriigilisel areenil välja astuma, on see hoopis teine lugu. Nii et Giuliani, Fred Thompson, Giuliani, kas mäletad Scott Walkerit? Scott Walker, ja. See on täiesti teine asi. Ja tead... On DeSantis? Ei ole. Ja. Ja see meenutab mulle natuke Obamat, aga ma tegelikult ei arva, et tal oleks sama karisma nagu Obamal, aga tead, ta oli 2 aastat senatis. Mõned Ohio miljardäärid upitasid ta sisuliselt valimisvõiduni. Pole nii, et tal oleks pikk poliitiline kogemus. Jällegi, see ei tähenda, et tead, meie Donald Trump kandideeris ja võitis ja tead, Obamal oli sisuliselt väga lühike poliitiline karjäär enne, kui ta võitis. Nii et see võib juhtuda, aga me ei tea. Ja asepresidendina on raske, sest sa ei saa tegelikult oma seisukohti välja öelda. Sa võtad üle seisukohad kelleltki nii muutlikult nagu Donald Trump. See ei ole lihtne töö. Kas tal on aega seda teha, kui ta tahab järgmisel korral kandideerida? Tead, see saab olema huvitav, sest ta vastutab kõige eest, mida Donald Trump on teinud, sealhulgas Iraani sõja eest, mille eest ta kindlasti ei taha vastutada. Aga on raske Donald Trumpi vastu pöörduda, kui sa kandideerid ja öelda, et see oli viga, sest nagu me oleme näinud, juhib Donald Trump seda parteid endiselt. Küsi selle kohta Hubert Humphreylt, kui tahad tagasi minna, ja temalt küsida asepresidendi kohta, kellel oli teistsugune arvamus sõja suhtes. Tol korral Vietnami sõja kohta, 1968 aastal. Igatahes, see on hea üleminek minu järgmisele küsimusele Iraani kohta. Küsitlused näitavad, et sõda Iraani vastu ei ole populaarne.
ja selle mõju kütusehindadele kahjustab selgelt Trumpi ja vabariiklasi enne vahevalimisi. Ma ei palu sul ennustada, mida Trump teeb, sest see on alati rumal mäng. Aga kas sa arvad, et konflikti lõpetamine sellise kokkuleppega, millest on avalikult räägitud ja mida võiks pidada ning kindlasti ka kujutatakse, kui Ameerika jõupingutuse läbikukkumist ja Iraani vastutusest vabastamist, kuidas see võiks aidata vabariiklikku parteid? Või hoolimata sellest, et islamistliku režiimi vastutusest vabastamine oleks Ameerika huvidele katastroof, kas sa arvad, et Trumpil oleks praegu sellest hoolimata parem? Kas oleks parem, kui ta jätkaks oma jõupingutusi Iraani ohu lõpetamiseks, selle asemel, et võtta vastu kokkulepe, millest sisuliselt kõik teavad, et iraanlased seda ei täida? Seda on raske öelda. Ma ütleksin, et Iraaniga sõtta mineku valimiskahju on Trumpi puhul juba sisse arvestatud. Need on juba tema miinuste hulka arvestatud. Nii et praegu lahkumine õõnestaks tema toetust nende inimeste seas, kellele see meeldib, mis tähendab, et see näeks välja nagu alistumine. See jätaks mulje, et ta käitus nagu Obama ja oli nõrk. Ma arvan, et Ameerika prestiiži jaoks oleks see kohutav. Me teame, mida iraanlased teevad. Nad venitavad neid asju. Nad teevad seda kogu aeg, sest nad teavad ja arvavad, ning võib-olla neil on õigus, ma loodan, et mitte, et nad suudavad Donald Trumpi ära oodata tänu kütusehindadele ja sisepoliitilisele survele. Meil on tulemas vahevalimised. Nad kaasavad Hezbollahi oma kokkulepetesse meelega, sest siis saavad nad anda Hezbollahile käsu rünnata Iisraeli. Ja kui Iisrael vastab, nagu iga normaalne riik teeks, saavad nad öelda, vaadake, mis juhtus. Nüüd lükkavad nad seda veelgi edasi. Nii et nad on seda pidevalt teinud juba 4 valitsuse jooksul, ma arvan. Ja siis see aitab meil ellu jääda ja see töötab nende kasuks. Mina isiklikult tahan, et ta selle režiimi lõpetaks. Ma ei tea, kas see on võimalik, aga ma arvan, et neile praegu alla andmine ei too ka poliitilist kasu. Jah, kütusehinnad on kõrged ja see teeb haiget. Aga kui nüüd lahkuda, siis ma arvan, et see oleks pikas perspektiivis kohutav vabariiklastele, kohutav temale, kohutav maailmale. Nii et ta peab töö lõpuni tegema. Tal oli 4 põhipunkti, kui ta selle asja alustas või vahetult enne selle alustamist, mida ta iraanlastelt soovis, eriti number 1, tuumaküsimus. See tuleb lahendada, muidu peame jälle tagasi minema. See tundub lihtsalt täieliku läbikukkumisena ja kõik hakkavad teda selle eest süüdistama. Ja see ei ole poliitiliselt hea ei vabariiklastele ega temale endale. Täpselt nii. Mida tähendab sõja ebapopulaarsus parempoolsete neoisolatsionistide jaoks? Kas nad siis väidavad, et räägivad enamiku inimeste nimel ja demokraadid olid ühtselt sõja vastu? Aga kas see on tõesti nii? Kas see vastuseis oli peamiselt ajendatud parteilistest huvidest või vaenulikkusest Iisraeli suhtes? Või kas sa arvad, et näiteks J.D. Vance'i tiival vabariiklikus parteis on mingigi õigustus, et nende seisukoht on lõpuks õige? Ükski sõda, igal sõjal on tõsised negatiivsed küljed, eks inimesed surevad, see on hävitav, sa ei tea, mis juhtuma hakkab. See liigub tavaliselt suundadesse, mida sa pole kunagi ette kujutanud. Nii et isolatsioonis olemine on selles mõttes lihtne, sest alati on midagi kohutavat, mille üle kurta. Aga mis puudutab sõdu, siis ma arvan, et see sõda on juba peetud. Selle sõjaline pool oli enneolematu. Ma ütlen, nad hävitasid Iraani, mis osutus paberist tiigriks. Hiina relvastus osutus ebaefektiivseks. Vene relvastus osutus ebaefektiivseks. Arvamus, et me ei saa kunagi tegutseda, nagu teate, oma huvides, ükskõik kus maailmas, on nende seisukoht. Ja ma lihtsalt ei usu, ma ei suuda ette kujutada, et see võiks olla populaarne. Kui nafta hind ei oleks nii kõrge, kuigi see on, siis ma lihtsalt ei usu, et sellel oleks poliitilisele olukorrale või valimistele nii suur mõju. Ja ma lihtsalt ei, kui küsida inimestelt küsitlustes, kas me oleme sõja võitnud, siis enamik inimesi ütleb, et jah, me oleme sõja võitnud. Nad on lihtsalt meie sekkumise vastu Iraagi pärast, naftahindade pärast ja sellepärast, et neile ei meeldi Donald Trump. Ma arvan, et suur osa sellest, kui seda teeks Biden, siis ma lihtsalt ei usu, ma arvan, et see oleks palju populaarsem, sest paljud vabariiklased oleksid sellega nõus ja mõned demokraadid oleksid ka sellega nõus.
aga mina, tead, ma ei oska sellele küsimusele tegelikult vastata. Ma ikka veel ei usu, et isolatsionism saab pikas perspektiivis enamiku ameeriklaste seas populaarseks. Eriti kui nad näevad, mida Iraan suudab teha tuumarelvaga või sellele mõtlevad. Aga jah, seda on raske öelda, ma arvan. See ongi minu vastus. Ma tahan küsida veel ühe küsimuse Vance'i kohta, kes on, nagu sa tead, kui uskuda neid liiga varaseid küsitlusi, ikkagi oletatav favoriit, et Trumpi järgneda. Kas ta peab sisuliselt lahti ütlema Tucker Carlsonist? Mis sa arvad, kui ta tahab olla 2028 aastal tõsiselt võetav kandidaat? Ma mõtlen, ilmselgelt on Trumpil palju öelda selle kohta, mis 2028 aastal juhtub. Ja ta tead küll, mingil määral sa näed, et ta mängib Vance'i ja Marco Rubiot, kellele on kõik need tööd antud. Ta on nagu Ameerika välispoliitika Henry Kissinger jälle. Aga kas Vance peab maksma mingit hinda, et mängida suurtes liigades? Või arvad sa, et ta võib lihtsalt pääseda sellega, et jääb Carlsoni suhtes igavesti neutraalseks? Kui see kodusõda puhkeb, siis ma ei tea, kas Marco Rubio kandideeriks näiteks, kui Donald Trump ütleks, et J.D. Vance peaks olema president. Ma arvan, et see ongi kõik. Donald Trump ütleb, et Vance saab nominatsiooni. Aga kui seda ei juhtu ja Donald Trump ütleb, et võidelge omavahel, siis tuleb kodusõda rohkem peavoolu vabariiklaste ja rohkem populistlike vabariiklaste vahel. Ja kui J.D. Vance hakkab Tucker Carlsonit kritiseerima, siis ma arvan, et see ei tööta tema kasuks eelvalimistel. Nii et ta oleks väga raskes olukorras ja ta püüaks seda vältida ning võib-olla tal õnnestukski seda vältida, ma ei tea. Aga kui Donald Trump lihtsalt annab talle selle koha, siis ma arvan, et ta ei pea seda tegema. Õige. Nii et ma mõtlen, see ongi praegu. Tead, see on raske, nagu me ütlesime, asepresidendina on raske olla. Sa tegelikult ei tee eriti palju, eks? Marco Rubio teeb palju. Marco Rubio on peaaegu iga suurema teema keskmes. On palju välispoliitikat, see on ilmne, aga ta näib alati kohal olevat, esitades väga selgeid moraalseid argumente. Kõik, mida ta on öelnud, ei ole olnud täiuslik, kuid ta on olnud palju muljetavaldavam. Ja võib-olla on see lihtsalt sellepärast, et J.D. Vance'ile ei ole antud neid ülesandeid, kus ta saaks neid argumente esitada. Aga tal on ilmselgelt teatav hoog sees. Me oleme alles alguses. Minu lootus on, et ma eelistan muidugi Marco Rubiot J.D. Vance'ile. Aga lõpuks taandub kõik sellele, mida Donald Trump tahab. Ja mis see film oligi, kus ta viskab talle piljardikepi ja ütleb, et kakelge välja? Ta murrab selle pooleks ja ütleb, et kakelge välja. Kui see juhtub, siis ma arvan, et sa näed väikest kodusõda ja see võib vabariiklikus parteis päris inetuks minna. Jaa. Pöördume korraks tagasi vasakpoolsete juurde. Ja tead, kindlasti tundub, kui jälgida, mis vasakpoolses leeris toimub, et seal on mingi sotsialismi, võib-olla isegi kommunismi taassünd. Zohran Mamdani populaarsus. Tead, hoolimata sellest, et tema poliitikad, tema välja pakutud poliitikad on naeruväärsed. Aga see toetab tõelist arvamusvoolu vasakpoolses leeris, mitte ainult neid hullumeelseid, kes aplodeerivad, kui mõni tervishoiujuht mõrvatakse. Aga tundub, et see on mingil määral taaselustumas. Nii et minu küsimus on, kas Mamdani ja tema fenomen on lihtsalt ühekordne nähtus sügavas sinises piirkonnas nagu New York? Või hakkame me seda rohkem nägema? Kas marksistid? Ma mõtlen, sa oled mulle juba öelnud ja ma olen sinuga nõus. Ma ei usu, et Ameerika rahvas ostab marksismi, aga demokraatlik partei võib olla küll. Viimasel ajal võidavad eelvalimisi paljud demokraatlikud sotsialistid. Mida see siis ütleb meie olukorra kohta? Ma mõtlen, ilmselgelt on inimesed kommunismi ja marksismi suhtes teadmatud. Tead, nad ei tea 20. sajandi ega ühegi teise ajastu ajalugu. Aga kas me peaksime selle nii kiiresti ja kergelt kõrvale heitma? Või ootab meid ees uus võitlus vabade turgude ja vabaduse üleüldiselt? Ei, ma ei jätaks seda tähelepanuta. Ma arvan, et linnapiirkondades näeme palju sotsialiste kandideerimas ja võitmas linnavolikogu valimistel linnapeaks ning teistel ametikohtadel. Paljusid noori tõmbab sotsialismi poole, nagu see alati on olnud, sest see on idealistlik, revolutsiooniline idee, mida on moraalselt väga lihtne mõista.
Me tahame, et asjad oleksid õiglasemad. Me tahame, et kõigil oleks võimalus, kõik see, samal ajal kui kapitalism ja vabaturumajanduslikud ideed on palju abstraktsemad ja raskemini müüdavad. Nii on see alati olnud, tead küll. Ma kavatsesin täna kirjutada arvamusloo suurte farmaatsiafirmade kaitseks. Tead küll, ükski noor ei taha seda kuulda. Aga see on tõsi ja seda on väga raske maha müüa. Ma võtan seda väga tõsiselt. Ma mõtlen, tead küll. Ja selline radikaalsus muutub aina populaarsemaks. Mõtle demokraatide peale, kes tahavad hävitada ülemkohtu. Nad tahavad hävitada valimiskogu. Nad muudavad demokraatia palju otsesemaks, mis minu arvates loob aluse palju sotsialistlikumale liikumisele. Nii. Ma arvan, et see on tõsine probleem. Ja ma ei ole kindel, mida sa selle vastu teha saad. Kui sul on näiteks Mamdani, kus sa oled linnas, kus on palju kapitaliste, palju juudi inimesi, eks? Ma kasvasin seal üles ja ta ikka võidab. See on midagi, mille üle mõelda. See on maailma keskpunkt mitmes mõttes. Ja tema, tead, ta võitis. Nii et, ja inimestele ta meeldib. Nii et ma võtan seda väga tõsiselt ja ma arvan, et see on peamiselt noorte probleem. Võib-olla siis, kui nad vanemaks saavad ja peavad makse maksma ning neil on oma ettevõtted ja elu läheb edasi, muudavad nad meelt. Kuigi see ei juhtu alati. Ma arvan, et inimesed usuvad, et vanemaks saades muutud konservatiivsemaks. Tegelikult see üldiselt nii ei ole, eks. Ma arvan, et inimesed hoiavad paljuski kinni oma nooruspõlve poliitilistest vaadetest, aga eks näis. Tead, kui ma olen ajakirjanduses midagi õppinud, siis seda, et inimesed usuvad seda, mida nad ise tahavad uskuda. Ja kui üldse midagi, siis umbes nii. Toetuslaine Mamdani toetuseks näis tulevat justkui teatud eliitide klassilt, tead küll, nendelt, kellel olid paberid, aga kes olid läbi kukkumas. Tead küll, kõik need inimesed, kõik need noored, kes said kallid diplomid, aga nüüd ei ela sellega just eriti hästi. Nad ei saa elada Manhattanil nii, nagu nad tahaksid. Nii et tasuta asjad kõlavad nende jaoks hästi. Täpselt nagu need on alati kõlanud väga vaeste inimeste jaoks. Ja see on õige. Ma arvan, et paljud tema hääled tulid Brooklyni, Queensi ja Manhattani piirkondadest. Mis oli teatud tüüpi, ühiskonna teatud kihist. Samal ajal kui aastaid tagasi, kui Giuliani võitis, tulid tema hääled Staten Islandilt, Queensist ja Brooklyni töölisklassi piirkondadest, kus seda elanikkonda enam sellisel kujul ei ole nagu varem. Nii et jah. See New York, mis valis Rudy Giuliani, tead, lahkus juba ammu. Tša. Ja nii on paljudes linnades, sest see on sisuliselt rikastele ja vaestele. Ja siis on see dünaamika, millest inimesed ei taha eriti rääkida. Aga mina, tead, see punaroheline liit. Tead, sul on palju inimesi, kes on põhimõtteliselt islamistid või islamismi õigustajad, kes on sellesse väga kaasatud. Kolides ja akadeemilistes ringkondades, aga ka nendes kogukondades endes. Nagu ma ütlesin, ma ei arva, et see oleks enamiku inimeste jaoks kõige olulisem teema, aga selle vähemuse jaoks on see väga tähtis. Ja see võimandub ka rohkem antisemitismi, sest progressiivne vasakpoolne tunneb, et see on ohver. Tead küll, see on see. Ohristaatuse klass, nad lihtsalt tulevad kokku. Sa näed neid Park Slope'i kooperatiivpoes oma kefieedega ja punaste juustega. See ei tundu paljudele inimestele loogiline, aga mulle tundub, sest see on olnud nii juba 70-ndatest, kui PLO ja Saksa kommunistid tegelesid koos terroriaktidele. Ma ei ütle, et need inimesed on täpselt samasugused, aga neil on see sama liit nende kahe jõu vahel ja see toimub ka linnapiirkondades. Ja see on ohtlik. Ja sellepärast ongi palju kandidaate, kes ei lähe Iisraeli päevaparaadile, aga võtavad omaks igasuguse radikaalse idee, mis olemas on. Nad on ainult demokraatlikud sotsialistid seni, kuni nad peavad olema. Ja siis on nad lihtsalt tavalised kommunistid. Ja ma arvan, et inimesed peaksid selle pärast muretsema. Aga neid ei huvita ajalugu. Ma ei tea. Ma tõesti ei tea, kuidas seda parandada. Ma ei arva, et nad ei tea. Ma arvan, et neid lihtsalt ei huvita. Ja nad ei usu, et see on sama. Ja nad tahavad seda uuesti proovida. Ja see saab olema meie laste ja lastelaste võitlus ja nii edasi, sest see lihtsalt ilmub ikka ja jälle uuesti välja. Jaa. Ma tahan pöörduda teise teema juurde, et jõuda meie viimase asjani, millest tahan rääkida, nimelt ajakirjanduse ja selle juurde, mis on meie ajal sellega juhtunud. Meil on terve noorte ajakirjanike klass, eriti peavoolumeedias, kes arvavad, et aktivism ongi ajakirjandus. Neid on indoktrineeritud kõigi nende woke-teooriatega.
ja nad ei ole isegi põhimõtteliselt huvitatud objektiivse tõe otsimisest. Nad tahavad lihtsalt esitada seda, mida neil on öelda. Ja neid motiveerib poliitiline ideoloogia. Ja selle kohta pole paremat näidet kui New York Times. Ja asi on jõudnud Timesis sinnamaani, et nad on valmis avaldama. Mida mina ja paljud teised on nimetanud veresüüdistuseks Iisraeli vastu. See pole enam lihtsalt kallutatud kajastus Iisraeli vastu. Nad avaldavad nüüd lugusid, näiteks Nicolas ja Christophe Verg. 3000 sõnaline artikkel, kus muu hulgas väidetakse, et iisraellased treenivad koeri palestiinlaste vägistamiseks, mis on hullumeelne ja mida pole kinnitanud keegi peale Hamasi allikate. Ja ometi seisavad nad selle taga. Ja ma arvan, et tasub sellesse süveneda. Aga üks asi, mis mind selle vaidluse juures üllatas, oli see, et kuigi see oli väga suur asi nende inimeste seas, keda Iisrael ühel või teisel moel huvitab, siis ma pole kindel, kas see tegelikult ka laiemalt levis. Tead, sellest ei saanud suur teema väljaspool seda ringkonda. Ma arvan, et maailm lihtsalt jätkas oma tavapärast elu ega öelnud, oodake nüüd, New York Times lihtsalt hävitas iseenda. Tead, ma arvan, et paljud inimesed lihtsalt ei olnud sellest nii huvitatud, nagu sa ütled. Paljusid inimesi ei huvita, eriti Lähis-Ida ja välispoliitika. Aga ma arvan, et neid peaks huvitama selle riigi suurim ajakirjandusasutus, mis avaldab verevalesid ja seisab nende taga. Ajakirjanduses on toimunud allakäik selles mõttes, et nagu sa ütled, see oli kunagi kallutatud. Ma töötasin aastaid üsna suures ajalehes ja see oli kallutatud. Toimetajad olid kallutatud, reporterid olid kallutatud ja nii edasi. Kallutatusel, aktivismil ja tõe puudumisel on vahe. Meil oli see Venemaa sekkumise teema. Selle eest ei vastutatudki. Enamik inimesi, kes selles osalesid, on endiselt oma töökohtadel või on saanud paremad töökohad ja teenivad rohkem raha. Ja nad ei andnud Pulitzeri preemiaid tagasi. Ei, Brett Kavanaugh, tead, need inimesed on ikka veel seal. Keegi ei maksnud selle eest hinda. Kui millegi eest pole vaja hinda maksta, muutub järgmine kord seda teha lihtsamaks. Nii et mis hind Nicolas Christophe, tõenäoliselt Nick Christophe, võidab selle eest ilmselt jälle Pulitzeri preemia. Ja kuigi see rikkus kõiki ajakirjanduseetika põhimõtteid, ma vaatasin selle üle, ma läksin ajakirjanduseetika koodeksi lehele ja vaatasin neid ükshaaval. Tead, veendu, et su allikatel ei oleks, tead küll, mingit varjatud eesmärki. Tead, kui ma oleksin 20 aastat tagasi toonud oma toimetajale loo, kus öeldakse, et neil tüüpidel on koerad, kes inimesi vägistavad. Oleks ta küsinud, kas sa oled hulluks läinud? Kuule, kutsume siia mõned eksperdid Kenneli liidust või kust iganes ja uurime, kas see on üldse võimalik. Aga ei, nad lihtsalt panevad selle ülesse ja siis üks neist vihjas, et see on justkui okei, sest see oli arvamuslehel, aga see ei ole tõsi. Arvamusartiklite kirjutajana, ja ma olen seda üsna kaua teinud, tead, minu arvates peame me siiski järgima ajakirjanduse reegleid, kui asi puudutab tõendeid ja tõde. Meil on lihtsalt oma arvamused. Ja ta esitas kogu selle loo nii, nagu see oleks olnud põhjalik ajakirjanduslik uurimus, kuigi ta kasutas 2 Hamasi propagandisti ja hulka anonüümseid allikaid. Me ei tea isegi, kas need inimesed üldse eksisteerivad. Ta võiks need minu teada ka ise välja mõelda, sest ma ei usalda teda. Ma lihtsalt ei saa aru, kuidas toimetaja ei öelnud, et see on hullumeelne. Aga ma arvan, et asi on selles, et nende publik, nad teenivad hästi. New York Timesil läheb hästi ja nende publikule sobib selline asi, sest nad tahavad kuulda ainult seda, mida nad ise tahavad kuulda. Nad ei taha kuulda tõde. See juhtub paljudes kohtades, see juhtub ka parempoolsete seas ja paljud neist taskuhäälingu tegijatest on tead küll selle poolest kuulsad. Aga Times on seda teinud juba 30-ndatest alates ja mingil määral ja nad pääsevad sellest puhtalt ning jätkavad Pulitserite võitmist. Ja see ei loe midagi. Nad ei kaota palju tellijaid või üldse mitte. Võib-olla saavad nad isegi juurde, mine tea. Ma mõtlen. Nende äri on see, mis lõpuks tegelikult loeb. Jah, ma mõtlen, kuula, Times asutati selleks, et olla peavoolu äriringkondade, tead küll, ajaleht 19. sajandil. Täna on nende äriplaaniks meeldida vasakpoolsetele. Ma mõtlen, 90–95% nende lugejatest on liberaalid ja demokraadid või määratlevad end vasakpoolsetena. Need on nende enda andmed. Tead, ma ei usu, et kui nad oleksid loobunud
Tead, kui nad oleksid tagasi võtnud Christophi Veeru, mida nad oleksid teinud, kui neil oleks mingitki ausust või see oleks neile maksnud tellijaid, see oleks nad hävitanud, nüüd kindlasti. Tead, ja see ongi sinu. Sinu publik ilmselt teab seda, aga võib-olla teised ei tea. New York Timesi sügavalt juurdunud antisionistlik hoiak, mis ulatub tagasi selle teise omaniku ajani. Ja see perekond, kellele see kuulus, oli alati Iisraeli ja sionismi vastu. Vaadati üleolevalt Ida-Euroopa juutide peale, kes siia riiki saabusid. Ma tean, et tänane toimetaja sellele ei mõtle, aga traditsioonid on olemas. See on järjepidevus. Jah, ta on tegelikult juba mitu põlvkonda eemal isegi assimileerunud juudiks olemisest. Nii et tead, praegu nad enam sellised ei ole, aga see on kindlasti nende mõtteviis. Ja sa mäletad seda esimest korda, kohe pärast 7. oktoobrit. Ma arvan, et see oli vaid nädal hiljem, kui Iisrael hakkas vastulööke andma, siis islamidžihaad tabas kogemata raketiga haiglat. Nad süüdistasid selles Iisraeli, neil polnud seal kedagi, kes oleks seda lugu kinnitanud. Neil polnud isegi ühtegi pilti. Nii et nad panid üles pildi mingist teisest põlevast hoonest või millestki, mis pani inimesed arvama, et see oli see hoone, mida Iisrael tabas. Nii et nad olid esimesed, kes lihtsalt kasutasid Hamasi numbreid, tead neid üldse kahtluse alla seadmata. See on juba rohkem kui kallutatus. See on aktivism. Ja see ei tead ja Kristof, ta on lihtsalt, see mees on lihtsalt nali. Ma mõtlen ausalt öeldes, tal on olnud teisi suuri lugusid, mille ta on täiesti tuksi keeranud, tõeliselt suuri lugusid. Ja ta jätkab lihtsalt, nagu oleks kõik korras. Ja keegi, tead, selle eest ei vastuta keegi. Keegi ei maksa selle eest, tead, ta võidab ilmselt Pulitzeri auhinna. Nädal enne selle loo avaldamist, ma arvan, et New York Times võitis Pulitzeri auhinna selle eest, et nad näitasid seda ajuhalvatusega last ja teesklesid, et ta nälgib, tead, Iisraeli blokaadi tõttu. Ja nad veitsid Pulitzeri. Keegi ei vastutanud selle eest. Jah. No see ütleb ajakirjanduse kohta midagi kohutavat, aga tead, sellepärast ongi meie riik nii lõhestunud. Inimesed enam ei loe, vaata ega kuula samu asju. Aga tead, kui üks pool läheb täiesti äärmuslikuks, siis miks peaks keegi, kes ei ole vasakpoolsetega seotud või nagu meie, kes saavad raha selle eest, et kõike lugeda, üldse huvi tundma? Miks peaks keegi lugema Timesi? Miks peaks keegi sellele üldse tähelepanu pöörama? Ja miks peaks neid huvitama keegi, kes ei ole nende ideoloogilisel poolel? Ma arvan, et see ongi see kohutav dünaamika. See on tragöödia, sest selle ajalehe kvaliteet on tegelikult uskumatult kõrge. Näiteks vaadake nende kultuurirubriiki või seda, et neil on võimalus teha rahvusvahelist kajastust viisil, mida väga vähestel ajalehtedel on. Ja selle asemel, et seda teha, hävitavad nad oma maine. Ma süüdistan peavoolumeediat selles, et taskuhäälingute tegijad on muutunud populaarseks, sest usalduse vaakum on tekkinud. Keegi ei usalda enam meediat. Ükskõik, mida nad ütlevad. Tegelikult ma isegi ei... Kui ma loen Timesi artiklit, siis varem lugesin ridade vahelt. Tead küll, kuidas sa seda varem tegid. Ja sa mõtlesid, et nad on kallutatud, aga sa suutsid tõe ikkagi välja lugeda. Teatud mõttes lahti mõtestada, mida nad ütlevad. Nüüd ma ei tea enam, kas miski üldse on tõsi. Ja ma teen seda tööd elatise nimel. Ma võin ette kujutada, et keegi kusagil maailmas ei usu neid. Nii et see inimene hakkab otsima teisi allikaid ja leiab lõpuks sellise, mis ütleb talle kogu aeg seda, mida ta kuulda tahab. Või on lihtsalt põnevam kuulata, sest seal tegeletakse vandenõuteooriatega või millegi muuga. Ja see on ühiskonnas suur probleem, sest meil on vaja usaldusväärset teavet. Ma ei usalda New York Timesi. Ma ei usalda Washington Posti. Ma ei usalda CNN-i. Ma ei tea, keda usaldada. AP, Reuters. Tegelikult polegi kedagi, keda usaldada. Ja see ongi suur probleem. Noh, sellel mitte just rõõmsal noodil. Aitäh sulle, David, et meiega liitusid. Kust meie vaatajad ja kuulajad saavad sinu tegemistel silma peal hoida? Washington Examiners on sell David Harsanyi, David H-A-R-S-A-N-Y-I-X-is, kui tahate näha, kuidas ma asjade üle arutlen ja kirun. Hästi, suurepärane, nad peaksidki seda tegema. Ja kindlasti lugege Davidi kirjutisi. Tahame tänada ka oma publikut. Palun ärge unustage iga päev kuulata Jonathan Tobini igapäevast saadet, mida saate kuulata kõikjal, kus te oma taskuhäälinguid kuulate. Ja olenemata sellest, kas kuulate meid mõnes neist kohtadest või vaatate meid seal, või jälgite meid otse Facebookis, X-is või JNS TV-s, palun pange JNS-ile meeldib ja või tellige JNS. Klõpsake teavituste saamiseks kellukesele ja andke meile häid hinnanguid. Palun kirjutage meile aadressil thinktwice@jns.org.
ja andke teada, kus te saadet vaatate või kuulate ning mida te sellest arvate. Ja pidage meeles, lugege ja mõelge ise. Kohtume taas järgmisel nädalal.